No nii, Raassilla võistlused siis. Kell on 1 öösel, tulime bremsi juurde, lappame rehvid peale, teised poisid on praegu garaažis, panevad autod valmis homseks võistluseks. Päris palju tööd on meil seal teha. Me teeme siin rehvid ära, võtame Marko väljet praegu, sest meil ei ole aega tegeleda. Kõik kiirelt kokku ja võistlustele. Kutil ka lisakäpad, värgid, särgid. Kunagi bremsi kodugaraažis lappasime, siis oli väike kompressor oli kõrval. Pidi pumpama vahepeal kompre ennast üles iga rehvi järgi. Aga tehtud sai. Mingi 2-sotine pink oli nurgas, kägises. Kangidega otsas. Ajad on muutunud veits ikka. Uskumatu, Kardo on siuke mees, helistasin talle kell 12, kui Dünost hakkasime põhimõtteliselt tulema garaaži. Ütlesin, et meil on hädasti vaja auto peale sponsorkleebiseid. Kardo ütles, pole probleemi, teeme ära. Ja siin nad on, nüüd ta juba tund aega hiljem neid paneb peale. Disain tuleb äkki järgmiseks võistluseks, sest täna läks tõesti natuke liiga kiireks asi. Pool 3 öösel hea tiksuda. Väljas hakkab valgeks minema kohe, kell on 5. Siin vaikselt teeme kapoti kinnitusi. Like and subscribe for more. Pekkis see juba automoodi kell 7 hommikul. 7 ja. Ei ole, pool 7 või? Aega küll veel. Varsti saame käru peale ja elakat veits. Mega tõusneb välja. Rets. Kell 11 hakkame Raassilla poole liikuma. Kell on nüüdseks 8 ja seis on siuke. Tõstuki pealt alla, viimased poldid ja kärru ja minek. Näete te seda või? Pill on treileris. Ongi Mott 8 hommikul pill valmis. Sellistel meestel pole autot ehitud, ikka mingi küsimus. No question, kõik see nii. Tuus. Pisut jäändel. Väike sõber on ka driftil. Nii et 9 punkti. Kuigi sõit on ilus, aga spool ei põrata. Julget värvi autost oleme viivad. Ma loodan, et sa väga pikka kurvastusse ei langisid. Esimene sõit, first run. Kust Pekka and Silver Kiik. Kuna meil on väike jõmsikas ka seekord kaasas, esimest korda üldse elus kaasas, siis tulime matkabussiga, ülimugav, saab riideid vahetada, saab vetsus käia, saab
pärast pesus käia. Hea on möllata. kruvi. Noh, see hoiab kinni juba. Jumal. Suht palju asju läks suht lihtsalt vaata. No tegelikult. Karbikatel. Originaal selles. Lükkad selle kuradi punni minema, tõmbe need sisse ja silma järgi läksid augud enam-vähem niimoodi, et 2 millimeetrit suuremaks ja... No mõtle, sa oled hommikul kell 6. Aga see oli... Hommikul kell 6 sihid seal niimoodi karbi selle oleks meil video peale saama, kuidas meil töö käis. Mina olen tagumise tiiva juures pikali. Ma ütlen ees tiiva juures pikali. Meier istub meie kõrval tooli peal. Ja see, kes tööriista küsib, siis meiega annab üles sellele tööriista, siis annab mutri ja siis annab vaata. Poole tunni pärast saame juba rajale. Kõik on võtab pikali, aga töökäik vaata, käed liiguvad. Nice to see so many of you. My name is Kaspar. I'll be conducting the competition. These are our 3 judges. They will be introducing themselves in a short while. But first... Ei kuule seda. Rooli või mõni vaatasid? Jahper käika timm. Ma arvan, et võib-olla esimene kord ma saan 4 ringi sõita rehvidega. Vaatame, 3. lõpus näha. Aga 2 ringi kohe sõita. Teed rahulikult. Ringi pole mõtet enam mõõda. Ma ei lähe nii palju. Võistluse käigus nii Üks on sees jah. Võistlus käigus nii ei ole.
esimene päev on möödas. Auto sõidab nagu kulda, tõesti, nagu mega hästi sõidab. Jookseb kiire, rehvirõhu lasime kohe alla ära, ei hakanudki isegi ülesse panema. Ainuke jama, mis on, meil on IAT metsikult kõrge, nii et Reigo läheb, võtab täna Tallinnast radika, viib selle mu vanaisa juurde, mu vanaisa toob selle siia koha peale ja siis hommikul aretame külge, vaatame, kas me saame temperatuurid paremaks või ei saa. Kui ei saa, siis pingutame midagi muud siin välja või ma ei tea. Kelle oma see on? See joob ikka. No, siin on kõik vanaviisid, need joovad siidrit ja siis ma lihtsalt sõidan. Davai, tšau. Varsti on siin meie nimi Kevin Luige. Äkki meil on kaasaks, aga mul see olu tuleb ka vist. Tikkus see lihtsalt ja või... Millega ma vean? Me läheme kompressori radikale veel lisaks vendid ka ette. Saab äkki paremaks. Fännidele paneme alati välja ka Monsterit ja mingit nänni. Vall on sõidetud, esimene ring 71 punkti, teine ring 76 punkti. Natukene oleks võid rohkem pushida, aga kuidagi rohkem grippi on kui oli eile. Nii et veits raskem oligi kastidest ilusti sisse saada, aga vaatame mis tandemist tuleb.
lätlane Saldoks jäälitamas teda ja võtavad üles kõige Top 32 tehtud, vastane oli lätlane Mersuga, varem ka taga madistanud, saime OMT ja sealt väljusime võitjana, järgmine on oma küla poiss põhimõtteliselt. Paar vaja edasi, Oskar Raud, nii et vaatame, mis siit tuleb. Veibid on nii lõhki, 120 kraadi mootor ja igat teed. Keerad kohe ümber. Ma ei tohi minna. Äkki me peame hakkama edaspidi, panengi sita kolli tulemas, iga kord on niimoodi. Ei, no edaspidi peab korras. Aga tee selle algusega midagi. Midagi seal loksub meid midagi lahti ei või olla. Ei, see on hilja, ei. Aga siis keegi lahti kannab ette. See on lahti tuua enam. Sõidu ajal või? See arvatavasti see pikk kurv vaata, sealt hakkas klaasile midagi tulema. Anna paremale. Tuhk on sarnane. Tomu ja vaata. Lõpp, jah. Meil on näkku nüüd. Sain ka poodiumi ette oma pildi. Vaadake. Sven on ka siit, talismann. Ongi päev õhtas. Megaüritus, megaehitus. Lõpuks ometi saame normaalselt magada. Kuu aega on järgmiste võistlusteni. Lahendame ära oma viimased mured autoga. Ma arvan, me oleme peale seda veel tugevamad, kui me täna oleme. 4. koht. Top 32 läksin lätlasega kokku, kellega olen varem sõitnud. Mersuga võitsin teda, ka seekord võitsin teda. Top 16 läksin kokku oma küla poisiga põhimõtteliselt, elab minust kilomeetri kaugusel Oskar Rauaga. Seekord võitsin teda, varasemalt on tema mind võitnud. Sõit oli tasavägine, kuid ma sain aru, et tal läks mootor katki. Peale seda tuli mul vastaseks Rainer Muuli. Jälitasin ära ta ja tema minu taga sõites miskipärast tal lendas rehv välja pealt maha. Peale seda sain kokku Dennis Karpoviga. Dennis Karpovil on täpselt sama tehnika, mis on minul. Kuigi tal on E36, meil on 46 siis. Seekord tema väljus võitjana. Nüüd me oleme, Karpov juhib mind 1-0. Et üritame ka selle ära parandada mingi üritus, et äkki me suudame ka teda võita. Ja peale seda läksin 3. ja 4. koha peale sõitma Timo Pinoga. Eelmine aasta pull lugu Nõiakatlas ma laenasin Timo Pino autot, olen ise ka selle Timo autoga sõitnud. Tean, et see on hea auto, kiire auto ja seekord ka Timo võitis mind. Ja nii, et olen ülirahul sellega. Teeme väikse grilli, väikse õlle. Mõtleme, mida paremini teha, kuidas lahendada meie temperatuurimured. Aga järgmise võistluseni. Tšau!